Привет! Это сказка «Три медведя». Первая серия «Читаем вместе». Читай вслух вместе со мной каждый день по 15 минут, и ты начнешь чувствовать язык. Поехали! Oi, karu. Elasid kolm karu, karuisa, karuema ja karupoeg. Karupere elas metsas. Neil oli väike maiake. Ühel päeval läksid karud välja. Kuhu me läheme? Pane riidesse, lähme külla. Karupere läks välja. Karuisal oli müts peas. Karuemal oli salk kaelas. Karupojal oli jakk seljas. Oi, kui ilus sügisilm! Samal päeval jalutas metsas tüdruk. See oli 5. Ta korjas leili. Tüdruk iludis maja juurde. Oi, maja! Kes seal elab? Linnis koputas ukse peale. Kop, 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 kop. Oo, kes kodus on? On siin keegi? Tüdruk läks tuppa. Kõik oli vaikne. Linis läks kööki. Laual oli 3 kaussi. Suur, keskmine ja väike kauss. Kaussides oli magustoit. Kõht on tühi. Maitsen natuke. Liis läks tuppa. Toas oli 3 tooli. Suur, keskmine ja väike tool. Ma istun väikese tooli peale. Oi, katki läks. Liis läks trepist üles. Üleval oli magamistuba. Toas oli 3 voodit. Suur, keskmine ja väike voodi. Liis läks väikese voodi juurde. See oli pehme. Tüdruk jäi magama. Mul on uni. Õhtul tulid karud koju. Maja uks oli lahti. Toa tulid segi. Kes on minu kaussis söödud? Kes on minu tooli piolistanud? Kes on minu tooli katki teinud? Karud läksid magamistuppa. Liis ärkas üles ja ehmatas. Kes te olete? Kus ma olen? Kes magab minu voodis? Tüdruk hüppas voodist üles. Ta jooksis majast välja. Oi, karu, 2 karu, 3 karu. Karuisa ja karuema olid pahased. Kui karupoeg oli kurb. Tool on katki. Куда он segamini? Того он сыграл. Это была сказка «Три медведя». Завтра читай этот же текст сам вслух. Это твоя тренировка. Сохрани это видео и жди следующую сказку через неделю. Пока!